Tere, mu kallid sõbrad, mu fännid, kõik, kes te vaatate seda, kas või esimest korda siia minu kanalile juhtute. Olen Auli ja olen taarokaartidega nõustaja, ennustaja, võtke siis, kuidas seda ise tahate. Ja traditsioone ei saa muuta. Ja kuigi täna on alles 3. august, siis teeme oma traditsioonilise ladumise, mida toob august 2026, millised energiat siin valitsevad ja üldse vaatame siis nende traditsiooniliste kaartidega, nagu ma siin tavaliselt neid ladumisi teen. Jah, paraku on meil juba august ja nii et, aga terve august on ju põhimõtteliselt ees, kindlasti on väga soe ka septembris ja pole ju ka olnud võimatud oktoobri kaunid päevad. Nii, ja see ladumine on ajatu, võib-olla kui te satute seda vaatama augustikuu viimasel päeval või ka isegi septembris, siis on teil kindlasti siit midagi nii-öelda kõrva taha panna, noppida. Ja tegu on kollektiivse ladumisega, võtke seda kui sellist meelelahutust, sellepärast et tegu ei ole siin täpselt teile suunatud, sinule just konkreetselt suunatud energiatega ja kui te soovite eraladumisi, siis ma teen ka neid, ma teen 2 variandis, ma teen vastused 3 konkreetsele küsimusele, samamoodi videona, postitan selle siis üles, teen teile selle lingi nähtavaks ja siis ma teen ka siis nagu nii-öelda nõustamisi ja kaardiladumisi Messengeris või WhatsAppis ja kus teil siis parajasti soov on ja seal siis te saate esitada juba nii palju küsimusi, nagu jõuame selle tunni aja jooksul teha. See on väga populaarseks muutunud ja ilmselt on see siis ka kõige selline sobivam variant. Ja seepärast, et ma ei tea, kelle energiat ma parajasti siit kinni tõmban, kindlasti on need inimesi, kellega see ladumine 100% resoneerub ja on ka inimesi, kellega üldse mitte. Palun ärge kuulake seda lõpuni, kui te tõesti tunnete, et ei ole nii ja siis pange kellegi teise peale, neid on siin sadu, võib juba öelda. Aga meil igalühel on oma stiil ja vaatame siis ühesõnaga, mis me siin ikka pikalt räägime. Ja kui soovite siis eraladumist, siis minu meil on siin selle video all ja auli.maagiline@gmail.com ja siis kirjutage mul sinna ja siis vaatame siis edasi, kuidas te parajasti midagi soovite. Nii, ja hakkame siis vaatama august 2026 energiat ja mida siis toob, mida viib ka, sest elu on tasakaalus tegelikult. Ja nii see on, nii ma vaatan nüüd, et ma siit kuskile vastu ei lähe, sellepärast et siin on nii augustikuu energiat. Valikud on meil siin augustikuus ja õhumärgid valitsevad, soovide täitumised, sõltuvused ja natukene tuli siis ka kriisikaarte. Võtame 5. veel, vaatame siis, kuidas see on. Nii et ja selline aeglane kasv. Ma panin täna oma Facebooki lehel siis, mis on samamoodi taaro.kaardid ja nõustamised. See on täpselt sama nimeline. Ja mul tuli selleks tänaseks päevakaardiks seal keiser. Ja seal oli ka üks selline nüanss, et mis puudutab nagu seda kaarti, et selline väga aeglane, aga väga kindel kasv. Kui te teete täna, kui te teete augustis mingisugused otsused, siis need otsused võivad mõjutada kogu teie järgmist elu, ülejäänud ja järgnevaid kuid, päevi, aastaid. Ja see on selline, hästi paljud ei taha tegelikult seda kaarti, sellepärast et see on väga aeglane ülesehitus, aga kärsitutele ja õhumärkidele, kaasa arvatud mina, see tegelikult üldse ei ole nagu hea, sellepärast et kõik, kes tahavad nagu saada praegu ja kohe,
siis nad teavad tegelikult, et me kõik teame seda, et meil ei ole võimalik saavutada mitte midagi siin elus kohe ja praegu ja võib-olla just need aeglasele kasvule üles ehitatud sellised mõtted ja soovid ongi kõige suurema väljavaatega ja perspektiiviga ja augustis neid siin tuleb. Augustis tuleb teha väga paljudel valikud. Ja see nagu see, kes siin üks mõte ja üks valik on üleval, siis tuleb kohe teine mõte ja valik. Ja mulle tundub siin, et väga palju on nagu tegelikult sellistele õhumärkidele ja noh, mitte ainult õhumärkidele, aga üldiselt nad on õhumärkidele väga omased sellised üles ja alla ja hästi paljud teevad oma valikud ja te teetegi oma valikud ja te teete siin võib-olla sellised valikud, mida te olete edasi lükanud, mida te ei ole pidanud perspektiivikaks, aga just siit tulebki nagu see teine nagu selline kaasaitav, et mis siis, et need on aeglasele ülesehitusele, siis nii see on tegelikult valikud, aeglane kasv, perspektiivikad otsused ja siia tuli nüüd üks õhumärgi kuningas, mõõkade kuningas, mis on väga otsekohene, väga terav, võib ka vahel olla ja augustikuus saab kellegile väga määravaks just selline mees ja selline meesenergia. Poisid, kui te mind vaatate, eks ole, siis minu traditsiooniline ütlemine, et palun pöörake ringi, eks ole, kui ma ei ole naiste keskne ja ma ei tee ladumise ainult naistele, aga lihtsalt see lihtsalt on niimoodi. Ja mulle praegu tuli nagu taju pealt selline, et teile saab määravaks tegelikult võib-olla selline mõõkade kuninga energia rohkem nagu tööalastes suhetes ja töövallas nagu ja seal on ka need väga pikale ja kaugele ulatuvad energiat. Kui te alustate mingeid projekte, siis tehke seda suure sellise entusiasmiga ja suure sellise kuidas ma nüüd ütlen, kandudes väga positiivsetest energiatest, sest siit tuleb midagi head. Nii et see tuli nagu, aga kindlasti võib olla siin ka suhetes. Kas see on teie isa või kas see on teie kolleeg, ülemus, aga selline tegelikult väga, see on ka õhumärgi energia, see ei pruugi olla niimoodi, aga selline kuningas, mõõkade kuningas saab määravaks teie elus augustikuus. See on kindlate soovide täitumise kaart ja siin istute rahulolevalt siin troonil, taga on 9 väga kindlalt püsti seisvat ja olevat karikat. Teid ei huvita tegelikult, mis seal karikates on, aga te teate, et teie soovid täituvad ja siit ongi selline, et palun soovige. Universum või Jumal või kuidas te seda ise võtate, palun, minu jaoks on see universum ja ta ei tea ju, mida te soovite, mida te tahate. Kindlasti, kas neid peab nüüd just iga päev nämmutama, eks ole, ja iga päev paberile kirjutama, seda kindlasti mitte, aga see on soovide täitumise kaart. Kuid hoiatusena, siin on võib-olla augustikuusse, sest meil on ju veel tegelikult suvi, meil on peod, meil on väliüritused, meil on on puhkused veel, eks ole, ja see on nagu natukene mingite asjade liialdamisega kaart. Et tavaliselt kipub see olema nagu toidu ja nagu alkoholiga, et jumala eest ärge võtke seda isiklikult, et kui ma seda siin praegu ütlen, eks ole, et see on lihtsalt ka nagu hoiatuseks ühesõnaga, et väga mõnus on olla väljas, väga mõnus on grillida, aga ärge siis natukene üle ka pilgutage, eks ole, samamoodi ka söögiga. Et kui ikka liiga palju liha sööme, eks ole, siin võib-olla ja grillime, siis ei mõju see ju tegelikult meile hästi. Aga soovide täitumine ja siis seoses sellega ka natukene võib-olla üritage vältida neid liialtusi. Ja see on nüüd väikene kriisikaart, minu meelest see tuli vist juulikuusse ka, ma ei vaata tagant järgi oma videosi ja ühe korra ma ikka üritan selle pärast läbi vaadata ja kuulata,
aga see on sellised võib-olla nagu armastuse ja suhete teemal võib-olla rohkem, et hästi palju on seda kirge, aga siin on mingid võitlused, mis ei ole nagu teie omad ja millesse te võib-olla ei peaks nagu sekkuma, et te nagu võitlete nende asjade pärast, mil tegelikult ei pea võitlema. Et see on selline jah, nagu kirekaart ja ma lihtsalt praegu ka nagu tuli ka, et see puudutab nagu siis rohkem nagu seda suhete valdkonda, aga kui see on ka kuskil mujal valdkonnas, siis lihtsalt ärge võidelge nagu võib-olla neid võitlusi, mis ei ole teie võitlused ja võib-olla natukene liialt võib-olla sekkuta või sekkutakse teie ellu ja võib-olla sekkute ka teie, et ennem mõelge siis natukene, eks ole, et kas ma pean nagu seda tegema või noh, see on nagu lihtsalt sellel teemal, et need võitlused tegelikult, aga kuna kriis on, eks ole, see on 5, siis see kriis saab ka ju järgmise kaardiga läbi. Nii et aga siin oli siis soovide täitumine, väga aeglane kasv, üks väga kindel isiksus tuleb nagu saab määravaks augustikuus ja langetage oma valikud, kuid teadke ennem, eks ole, milliseid valikuid te tahate teha või soovite langetada. Vaatame siin nüüd siis ühe reaga siis selle teise taropaki kaardiga, mida toob siis August. Ma lülitan muidugi siit enda energiat välja, ma ei pane endale kaarte, sest väga paljud on küsinud, et kuidas siis niimoodi on, et kas nagu endal ka läheb siis, ma teen ennem teatud protseduurid ära ja täiesti sellepärast, et muidu ei saaks midagi teha, muidu ma paneks endale neid kaarte siin, aga noh, need, kes ise laovad neid kaarte, siis nad teavad väga hästi, mis asjad tuleb siis ennem siit ära teha. Nii, ja vaatame siis nende kaartidega siis veel nagu neid augustikuu energiaid ja münt rahaga seoses, näete, jälle tuli täpselt sama kaart, nii et need soovid teil küll väga täituvad ja need soovid täituvad ja siin koduga seoses, nii paneme need ära, vaatame siis veel ühe, ei ole sellised väga mõnusad energiat ja naudime veel seda suve, eks ole, ja sellepärast, et tõesti, noh, kuigi juba tuul on natukene jahedamaks läinud ja kõik ikkagi august on august, nagu öeldakse, eks ole, aga nii see lihtsalt on. Saamine ja andmine. Mõelge nagu selle peale, et kui te, noh, vaata, minu nagu selline juhtlause tegelikult on olnud elus niimoodi, et selleks, et saada, selleks tuleb ka anda. Ja see saamine ja andmine tegelikult peab olema, siia alla kuulub ka tänulikkus. Et saamine ja andmine peaks olema tegelikult ikkagi tasakaalus aga noh, ega ta tavaliselt ei ole ja ega ta tavaliselt ei ole ka minul, eks ole. Et see peaks nagu, et see peaks olema nagu tasakaalus ja samas, kui see on nagu tasakaalus, siis te annate väga hea meelega, annate välja ja samas võtate ka vastu. Ärge sulgege ennast nendele vastuvõtmistele ükskõik millises vallas. Et nii see nagu on augustikuus, et kui te saamine andmine ei ole tasakaalus, siis pöörake sellele tähelepanu. Selle kaardi tähenduse ma nüüd juba siin siis seletasin ära, see on seesama soovide täitumine. Ja võib-olla mingite asjadega liialdamine, see on karikaarte 9, ma ei hakka siin enam siis pikalt rääkima, aga kuna ta tuli korduvkaardina, siis on see tegelikult eriti tähtis ja eriti oluline. Ja siin on siis sauade 4, mis tähistab tegelikult ka kaksikleeki, hingesugulast, partnerit ja see on koduga seotud kaart. Ja see on selline õnne ja rahu leidmine ja võib-olla ka tõesti uue partneri leidmine, nii et ja rahulolu ja kuna siin ta tuli siia ka soovide täitumise alla, siis kellel on nagu koduga
sellised nagu soovid, siis ma julgen siin öelda, et see on nii. Kui keegi siin nüüd plaanib oma kodu müüa ja on siin siis nagu seda teinud võib-olla pikalt, siis selles augustikuus hakkavad need asjad nagu siis liikuma. Et kas nad jõuavad nagu parajasti veel lõpuni, seda näitab aeg, aga väga positiivsed liikumisenergiad. Ma tean, kinnisvara on väga, väga raske ja keeruline müüa, aga igal asjal on ükskord ostja ja sellepärast, et see lihtsalt nii on, sest tavaliselt need, kes müüvad, eks ole, need ka midagi kohe ostavad ja siin on siis niimoodi, et aga koduga, suhetega, kaksikleegid, need möllavad siin augustis ühesõnaga. Siia tuli ka nüüd karikate 3, mis on ka tegelikult selline pidu ja selline tähistamine ja selline mõnus rahulolu. Karikad on ju alati tunded, eks ole, siis tunnete vallas, kuid kuna need on tunded ja karikad ja see on number 3, siis võib tekkida kellelgi päris kindlasti kuskil konkurent. Ja siis võib-olla ta tuli siia nüüd sauade 5 alla, mis on ka kirg, eks ole, et võib-olla tõesti nüüd on nagu tunnetega seoses ja siis, et see on pidu, tähistamised, aga see tähistab väga sageli ka 3. osapoolt ja 3. partnerit. Nii et hoidke oma silmad ja kõrvad siis lahti. Ja siis on see 0 ja see narrikene, kes võtab nagu kõike, kes on selle Koilu serva peal käib, ta võtab ette kõik riskid, ta ei vaata sinna alla, ta läheb sealt mõnuga edasi, ega ta sealt alla ei kuku, eks ole. Aga selline uute asjade alustamine, võttes mingeid projekte nii eraelus, töösuhtes, väga soositud on augustikuus selleks, väga soositud. Ja kes soovib nüüd alustada näiteks oma ettevõtlusega, siis võtke, kuigi augustikuus tegelikult ei soovita nagu, sest augustikuus ei ole nagu selles nimes ei ole sees nagu R-tähte ja üldiselt august on selline nagu käärimise kuu, eks ole, viljad valmivad, kõik on nagu niimoodi, aga sellest ei ole vaja lasta ennast heidutada ja alustage tõesti, ärge kahelge miski. Ja näete, ta tuli alla siia müntide 7, mis on siis tegelikult, eks ole, väga aeglane kasv, aga sellel on väga pikaldased ja väga pikale ja kaugele ulatuvad perspektiivid. Ja sellist ja nagu narri ja sellise uuesti alustamise energiat on väga palju selles augustikuus, väga-väga palju. Ja sellist mõnusat energiat, et pöörake võib-olla tähelepanu tõesti nendele pidustustele, tähistamistele, saatmisele, andmisele, soovide täitumisele, siin on kodukaart, siin on siis meil, eks ole, need kaksikleegid, hingesugulased ja kuskil võib olla ka mingi 3. osapool. Et kui te seda kahtlustate, siis hakkake seal võib-olla natukene laiemalt seda vaatama, et ega siis kõik ei peagi olema ainult positiivne, nii nagu aulikaartidel tavaliselt on, eks ole, et siin on sees ka natukene seda pipart ja vürtsi, aga muidu üldiselt väga head energiat ja eriti hea energia on, eks ole, siis see soovide täitumine, sellepärast, et seda tuli nagu siia rivisse 2 korda. Vaatame nüüd siis neid üldised energiaid edasi ja vaatame siis Taaro peaingli kaartidega, mida siis augustikuusse meile siis siin öelda tahetakse. Võtame siia 3 armastajad. Siis tuli siis Gabrieli rüütel. Rüütlid on ka alati tegelikult seotud armastusega ja Gabrieli uued algused. Ma neid ei võta siis armastajate kaarta. Tegelikult see tähistab, eks ole, valikute tegemisel kuula oma südant, sügavalt emotsionaalsed pühendumised, armastuse jõudu. Armastajate kaart ei tähista tegelikult ka mitte alati just armastajaid, aga ta tähistab ka valikuid armastuses ja põhiliselt ikkagi armastuses, aga august saab olema ka siis armastuse kuu ja
eriti võib-olla nendele, kellel on juba partnerid ja suhted olemas, ühesõnaga, siis see eriti veel nagu võimendub ja kui keegi on siin kahelnud, siis on küll õige partner. Ja niimoodi. Ja siis ka loomulikult vallalistele, nii et mis seal siis ikka. Nii, ja siis on aeg tegutseda, millegi tuline pooldamine, sisetunne ütleb, mida teha. Rüütlel on alati ka selline, ta on nagu rohkem nagu keskealine mees ja siis ongi niimoodi, et ta on nagu natukene elus juba saavutanud ja sellist energiat, kuna meil oli siin kuninga ja siis on ka nüüd rüütle energia ja see on ju kirg ja nii, et valgel hobusel kappab, nii et aga kuhu ta kappab ja kelleni ta kappab, siis vaadake siis ise. Ja uued algused, ühesõnaga kirg, võimalus ja inspiratsioon, soodne võimalus teha midagi hämmastavat, oskus maailma imetleda. Ta tantsib siin mägede ja jõe taustal, üks väike külakene seal ja uued algused, eriti just Kire vallas, aga ka siis ühesõnaga ka kõikides teistes valdkondades. Ja siin oligi niimoodi, ta tuli nagu ka, ütleme siia selle narri ja mis null on täiesti uus algus, eks ole, siis siin ka. Aga kuna need on siis nagu kirge ja armastust tähistavad ja siin oli armastajad, siis tõotab tulla ka üks väga, väga mõnus selline kirgedega kuu. Nii, ja vaatame siis alati, ma olen vaadanud siis ka oma nendes ladumistes kuuloogia kaarte, mis on väga tugevad kaardid, ma neid eriti tegelikult ei kasuta eraladumistes üldiselt, kui inimesed soovivad siis ja vajalik on teha korrektiiv ja võtame siis teise ka veel, need on siit väga tuline, haripunkt läheneb. Nii et nende korrektiivide tegemisega on niimoodi, et võib-olla kui meil on liiga palju nagu soove või kui meil on liiga palju tegemisi või et kui me plaanime nagu päeva selliseid hästi palju tegevusi ja me tahaks nagu veel võtta sellest suvest ja siis veel sellest augustist veel viimast, siis ärge nagu üle pingutage. Et vaadake nagu oma soovid ühesõnaga üle ja siis, et tehke nagu seal korrektiivid, et kõike ei pea tegema ja kõike ei pea jõudma, eks ole, ühesõnaga. Ja millegi tuline haripunkt läheneb. Siin ees tuli 2 soovide täitumise kaarti ja tuline haripunkt läheneb, siin on kirgedega, siin on armastusega seotud, nii et kes teab. Ühesõnaga nii, et jälle tunnetava nagu ja mulle millegipärast jälle nagu praegu tuleb nagu selline lause, et või selline mõte, et see puudutab nagu võib-olla rohkem neid, kellel on nagu suhe olemas või kelle suhe on nagu lörri läinud ja siin neid taasleidmisi ja taaskohtumisi ja neid tuleb nüüd küll augustikuus ette. Ja tehke siis oma korrektiivid, eks ole, nii et ärge siis unustage ka, et liiga palju asju teha korraga ei ole ka nagu võimalik, eks ole. Võtame siia siis veel, 22 minutit on läinud, et võtame siia siis siia veel, et mida see väike ingel tõttab appi, mida ta siis ütleb meile. Nii, võtame siit 2 kaarti, üks tahtis tulla tagurpidi. No võtame selle 3. veel, mulle väga meeldivad need kaardid ja mul on väga tellitud neid ühesõnaga, kui need eraladumistes siis paljud on öelnud, et võtame neid, väike ingel tõttab appi. Nii, kire vastu ei saa, kirg lõõmab seni, kuni 2 poolt seda toidavad. Olgu vahemaad ja arusaamatused kui suured tahes, kirg kustub alles siis, kui 1 pooltest loobub. Kuna see rivi tuli kõik siin kired, eks ole, armastaja, siis mulle tundub ka, et augustikuu on ja tuleb väga suur kirgede lõõmamise kuu, mis on ju väga positiivne ja siin tuli ka otseselt kirekaart, eks ole, väga otseselt. Kirg lõõmab seni, kuni 1 osapooltest loobub. Ärge siis loobuge. Kirg peab olema ja kirg on väga hea asi, olgu siis kirg elu vastu, kirg elamise vastu, kirg oma partneri vastu, kirg oma töö vastu,
Seda võib ju võtta kõikides eluvaldkondades. Aga nii et ärge kaotage seda kirge ja ärge kaotage seda kirge ka oma suhetes, sest kui nagu kirge enam ei ole, siis siis on tõesti, et kui üks loobub, siis ei suudeta tavaliselt enam pärast seda kirge kuidagi võitsele puhuda. Tubli, oled usaldanud oma sisetunnet, jätka samal kursil ja kõik laabub imepäraseid radu pidi. Siin on täpselt see jälle, see soovide täitumine, eks ole. Ära loobu unistamast, ära loobu soovimast, ära loobu olema tänulikka. Mul oli väga hea, mulle kirjutas üks, kui ma tegin selle vahepealse ladumise siin, siis seal oli ka väga palju tuli välja see tänulikkus. Ja siis kirjutas mulle üks inimene mulle meilile, et talle nagu väga meeldis see lause, et ta on ise ka nagu tegelikult hommikul ärgates tänulik ja õhtul. See ei võta aega, see lause teil tegelikult üldse, eks ole, ja tänulikkus on ka soovide täitumise aluseks. Nii, ja vaatame, mis see viimane kord siis. Sinu peas on nii palju küsimusi ja ei ühtegi vastust, aga sa tahaksid teada, väga tahaksid kannatust. Sellisel juhul ei ole aeg vastusteks veel küps. Nii, see ütleb ka kõik ühesõnaga siin ära, et me ei pea teadma kõiki vastuseid just kohe ja praegu ja need on ka ennustustega. Meie energiat, kullakesed, on niivõrd muutuvad igas päevas, et see, mis on meie jaoks aktuaalne täna, see küsimus võib-olla saab lahenduse nädala-kahe pärast. Et meil ei ole tegelikult kuskile kiiret ja seda räägib nüüd kaksik, eks ole, ja seda räägib nüüd õhumärgi esindaja, et kannatlikkus, aga ma olen oma elu jooksul tegelikult väga palju õppinud just selles valdkonnas, et me ei saa kõike kohe ja praegu. Ja hästi huvitav on nagu see, et me punnistame, me tahame tohutult teada seda vastust või me tahame tohutult teada, millal see rüütel tuleb seal valgel hobusele mitte või ühesõnaga, et kas ta tuleb ja millal ta tuleb või ükskõik millises eluvaldkonnas. Ja kui me saame selle vastuse võib-olla ka isegi kuu või kahe pärast, siis me saame aru, et miks me saime selle vastuse just nüüd ja praegu, võib-olla 2 kuu pärast, võib-olla poole aasta pärast, aga mitte nüüd just ja praegu. Nii, et see on siis nüüd siis selline ja mul tekkis nagu tahtmine võtta veel, tahan seda väga pikaks venitada, mul tekkis tahtmine nagu võtta veel tegelikult lõpetuseks siia augustikuusse nagu 2 kaarti veel nendest kaartidest, et minu kolleeg, ma ei väsi selle pealest. Ja sauad, näete, mitte midagi pole teha, augustikuu on kirgede kuu, on kirgede, siin tuli väga palju kirest juttu sauadest, ka see on sauade 7, eks ole, ja siin tuli ka kirevaldkonnas tuli ju ka see kriisikaart, eks ole, ja mis me saame siin öelda siis ühesõnaga nii, et need kired ikka möllavad siin augustis ja väga palju ülembrist rinna on väga palju, usaldage oma sisetunnet, intuitsioonid, kõik igasugused müstikad ja tegelikult augustikuus on ka veel väga palju saladusi. Saladused, nii nad on. Nii, ja mul hakkab siin juba vilkuma, järelikult siin midagi, et ma pean selle lõpetama ja soovin teile imelist augustikuud. August on ka veel suvi ja on ju soe ja kõik valmivad, nautige neid marju, nautige kõike seda, mis on meie ümber, olen Auli ja kõike ilusat teile ja kui soovite eraladumisi, siis kirjutage mulle ja aitäh kõige eest. Tšau, tšau!